Škoda Enyaq on olnud eestlaste seas soojalt vastu võetud elektriauto, kuna see on algusest peale mõjunud tavaliselt, nagu tegemist oleks lihtsalt mahuka sisepõlemismootoriga Škoda linnadžiibiga. Škoda sõnul on Enyaq nüüd veel vägevam kui kunagi varem ja see on saanud väiksema täiselektrilise Škoda Elrocki ka samasuguse ninaosa ja seda ninadisaini kutsub Škoda Techface'iks ehk siis siin selle musta paneeli taga on terve hunnik erinevaid andureid, mis siis muudab selle auto sõitmise kas siis mugavamaks või turvalisemaks. Kuigi mina peaks ütlema, et ma ei ole eriline fänn nende kahetasandilistele tuledele, aga väidetavalt Škoda Eesti kliendid on selle ninaosa disaini väga sõbralikult vastu võtnud. Muide, see auto on ka nüüd aerodünaamilisem kui varem. Külje pealt väga palju midagi muutunud ei ole, on uued väljadisainid ja see uus tumeroheline värve. Endiselt saab seda autot nii tagaveolisena kui ka nelikveolisena ja autole pakutakse 3 erinevat akupaki suurust ja kõik need akupakid on umbes 2 kilovatt-tundi suuremaks muudetud. Ka kiirlaadimisvõimekus on muutunud. Nüüd on võimalik seda autot laadida kuni 175 kilovatiga ja esimest korda Škoda ajaloos on võimalik sellest autost elektrit välja võtta. Ja keremudelid on jäänud ka täpselt nii, nagu ennem oli, ehk siis selline tavaline mudel ja siis on ka veel kupee kerejoonega mudel olemas. Enyaqi välisdisainist on veel muutunud see, et ühelgi kerepaneelil ei ole enam klassikalist Škoda logo. Nüüdseks on see asendatud Škoda kirjaga ja logo leiab tegelikult ainult väljekapslitelt. Pagasiruumiga on nüüd niimoodi, et see on endiselt samasugune nagu ennem, ehk siis selline kastikujuline, suur ja praktiline. Katteruloo saab hästi mugavalt eest ära klappida või õigemini see sõidab ära, vajutad lihtsalt käega peale. 40-60 suhtes saab seljatoed alla klappida, suusaluuk on olemas. Kui väga hästi kokku pakkida laadimiskaablid, siis need saab siia põhja alla ära peita. Korralikult 4 kinnituskonksu kottidele olemas ja siis ka uuendusena on need Škoda lihtsad nutikad lahendused. Ja siin nurgas on rehvi mustri sügavuse mõõtja. 8 millimeetrit. Päris nutikas lahendus. Ja haagise veovõime on sellel autol 1200 kilogrammi ja selle auto kõige ligi lähedasemaks konkurendiks vähemalt sellele RS-mudelile võiks pidada Nissan Ariya Nismot ja selle pagasiruum on enam-vähem sama suur kui Enyaqil. Enyaq RS on 84 kilovatt-tunnise akupakiga, millest kasutatav 79 kilovatt-tundi. 2 elektrimootori koguvõimsuseks on 250 kilovatti, 679 newtonmeetrit. Kodune laadimisvõimekus on endiselt 11 kilovatti ja aku saab täis umbes 8,5 tunniga, aga kiirlaadijas lubatakse 10-80% lausa 26 minutiga. Kui ma sellele autole sportrežiimi sisse lülitasin ja kurvilisele teele läksin, siis ma tundsin, et see auto sõidab kurvilise tee peal üsna lõbusalt. Konkreetne, see reguleeritavad amordid on andnud sellele autole veel konkreetsust juurde, enesekindlust siin rooli taga, et siis kurvilise tee peal sõita. Samuti see progresseeruva ülekandega roolisüsteem on andnud juurde konkreetsust ja sõidutunnetust. Aga kogu see tore sõiduelamus muutus minu jaoks veidi ärevaks, kui ma pidin esimest korda piduripedaali peale vajutama. See piduripedaal on pika käiguga ja justkui nagu kummipaela otsas või kummipall oleks pedaali all ja seda 2,3 tonnist autot ei ole just lihtne seisma saada. Ehk siis sellel autol on täpselt see sama sündroom nagu on Nissan Ariya Nismolgi, mis tähendab seda, et sellel autol oleks vaja võimekamaid pidureid ja tõesti kohe ikka tunduvalt võimekamaid pidureid. Samas jällegi 0-100 kiirendus on sellel autol jälle paremaks läinud, 0-100 on nüüdseks 5,4 sekundit ja see nelikveoline Enyaq sõidab pigem
nagu tagaveoline, et mingil hetkel ta natukene lubab sabal libiseda ja mingil hetkel ta poob selle tagumiste rataste libisemise täielikult kinni. Tagaistmel ei ole suurt väga midagi muutunud. Endiselt mugav istumisasend elektriauto mõistes, ei istu väga kükakil, põlveruumi on küll, aga jalad saad esimeste istmete alla lükata ja pearuumi on ka piisavalt. Käetugi on nüüd natukene teistsugune, siin on teistsugune topsihoidja, mis ei ole keset käetuge, nii et saad mõnusalt kasutada nii käetuge kui ka topsihoidjaid. Materjalid on kas siis kõvast plastikust või pehmemast kangast. Suured uksetaskud on ka olemas, aga uksetaskute põhjas ei ole polsterdust, nii et asjad jäävad seal kolisema. Oma istmesoojendused on siin taga olemas, oma kliimapaneel on siin olemas ja 2 USB-C laadimispesa ka. Ja autos on kokku 3 Isofix kinnitust, 2 tükki siin tagaistmel ja 1 siin ees kõrvalistujal. Juhi kohal on peamiseks muudatuseks see, et rooli peal on nüüd Škoda kiri, ei ole siin enam Škoda logo. Siis uuenduste poole pealt veel, et klaasile projitseeritav infopaneel on nüüd veel informatiivsem ja sellel on ka liitreaalsuse tugi. See RS-mudel on saanud uue sisustuse ehk siis need polsterdusmaterjalid on teistsuguse disainiga ja minu arvates näeb see selline parajalt sportlik välja. Mikrokiud materjal siin armatuurlaual, istmete peal, rohelised õmblused, just kui süsinikjust muster siis iluliistudel, kõik näeb viisakalt hea välja. Ka need keskkonsooli külgmised paneelid on saanud siia kanga peale, et siis jalga oleks pehmem vastu seda keskkonsooli toetada. Topsihoidjad on reguleeritava suurusega, juhtmevaba laadimine ilusti olemas ja mõnusalt palju erinevaid praktilisi laekaid. Esimesed uksesahtlid on parajalt suured ja need on ka veel polsterdatud. Lisaks on muutunud ka multimeedia tarkvara ja mulle meeldib veel eriti see, et siia multimeedia ülemisele ribale saad sa ise panna erinevad siis kiirteed ja sinna saad ka panna need kohustuslikud tüütud abilised, mille sa saad peale igat käivitust kiiresti välja lükata. Ja Kantoni helisüsteem, ma ütleks, et Volkswageni Harman Kardoni heli on mahlakam ja valjem, aga ma ei saaks öelda, et see Kantoni heli nüüd väga kehv oleks, et kindlasti on see mahlakam ja valjem kui standardheli. Mis nüüd puudutab neid sportistmeid, siis need on parajalt pika põhjaga, laialduselt reguleeritavad, mõnusalt toekad ja just siin rooli taga olles sa saad endale sellise mõnusa istumisasendi, küll muidugi kõrgemapoolsema, aga täpselt sellise, et pikematel sõitudel on sul mugav siin olla. See väike näidikute paneel siin nina ees võiks olla natukene laialdasemalt personaliseeritav, et sa saaksid siia panna täpselt sellise info, mida sa sooviksid. Ja endiselt vajab natukene harjumist selle auto käigulüliti. Sellel ei ole parkasendit ja minu arvates oleks võinud Škoda minna samamoodi üle sellele pöördhoovale siia roolisambale, nii nagu sõsaratel Volkswagenitel on. Aga igapäevasel sõidul kohati võiksid need pidurid paremad olla, aga enamasti ju elektriautoga ikkagi sõidad niimoodi, et sa aeglustad selliselt, et elektrimootorid koguvad energiat siis akusse tagasi ja sa sõidad hästi sujuvalt. Ja selle sujuva sõitmisega sain mina 0 kraadi lähedal olevate temperatuuridega arvutuslikult sõita selline 390 kilomeetrit. Ja kui ma selle kõrvale jätan, siis pimedas on hea sõita, need uued LED-matrikstuled töötavad väga hästi, valgustavad teed, kõiksugused uued sõidu- ja ohutusabilised on muutnud sõitmist palju mugavamaks ja eriti just ummikus. Väljavaade on sellest autost hea ja see vedrustus, ma peaks ütlema, on suurepäraselt häälestatud just igapäevaseks sõiduks, et kui need amordid keerata pehmema seade peale, siis on see auto selline mõnus, ei põrka, ei raputa ja sa sõidad siin rooli taga hästi mugavalt. Ei teki sellist tunnet, et see auto oleks raske ja kohmakas.
lisaks on see auto veel ka vaikne. Parkimiskaamerate pilt võiks olla teravam, aga see on kõikidel vaatgrupi autodel olnud läbi aegade selline hägune. Ja hinnaga on niimoodi, et baasmudel maksab 36 000 eurot. RS-i baashinnaks on 55 000 eurot ja selline väga hästi varustatud mudel maksab 65 000 eurot. Ja kui ma siia võrdlusesse toon Nissan Ariya Nismo, siis Ariya Nismo maksab täpselt sama palju, ehk siis 65 000 eurot. Aga Nismol on juba standardvarustuses kõik lisad, mida siis Nissan Ariyale pakub. Elektriauto mõistes pole ENIAC RS kiire auto, vaid pigem sportliku olemusega suur ja mahukas pereauto.